daamid ja härrad, daamid ja härrad, daamid ja härrad, kas me oleme valmis? Siis palun kutsume lavale suure aplausiga meie tänaõhtuse peaesineja Daniel Weinbergsi. Õnneks on päike selja taga, jumalaga eluplaanid, mis ma lasen peeneks. Noh, tere! Kuidas teil? Kõik hea olla, värki. Mulle meeldis, kuidas su puhkus Hawaii'l läks. Väga hea, aloha sulle ka. Tähendab tere ja head aega. Tere härra, kuidas läheb? Jaa, sorry, kui ma vahepeal kellelegi silma vaatan. Või hakkan rääkima kellegagi. Koomikuna sa ei mõtle sellele, kuidas publikuga suhtlus võib mõjutada selle publiku liikme elu. Sest meie jaoks on nagu iga õhtu, on ju. Aga ma kujutan ette, kuidas ma üks päev olen kuskil pimedas alleel, on ju. Ülihästi käändasin seda. Olin pimedas alleel. Ja siis mu taga mingi sünge tüüp on nagu Daniel Weinbergs. Ma olen nagu, kas sa tunned mind? Ma arvan, et sa tunned mind väga hästi. 23 märts Vanemuine, esirida, sügistuur. Sa süüdistasid mind mu õe nikkumises. Urmas Klaas oli publikus. Ja ma olen nagu, fuck, sa pead täpsem olema. See ei olnud päris impro. Ma tegin iga õhtu täpselt seda sama asja. Ja siis tuleb veel 7 tüüpi põõsast välja. Me teame. Me oleme Eesti publikuga suhtluse ohvrite liidu juhatuse esimehed. Ja nüüd on sinu aeg maksta. Muideks üleüldse kogu see koomiku töö ka, kui mul õnnestub seda tööna teha. See on ka väga surreaalne kogemus, ausalt öeldes. Sest kui ma panen neid kuupäevi üles, ma ei tea, kas mul on see päev naljatuju. Ma tõesti ei tea, äkki midagi juhtub. Käsu peale naljakas olla, see on nii veider asi, mida kogeda. Ja mõnikord ei tule. Varsti hakkan nalja tegema, jah. Lihtsalt eran see pinge korra üle. Nii, kõik on rahulik. Ma ei teagi, ei ole vaata väga naljatuju täna. Ei, aga loed uudiseid, kuradi ei ole ju millegi üle siin naljatada ega rõõmustada. Miski, tundub, et kõik ongi putsi minemas ju. Ei, loed pealkirju ka, lugesin Delfis oli selline pealkiri. Töötukassa hakkas inimesi koondama. Kuidas see isegi välja näeb? Lihtsalt pakid asjad karperale, et nagu jaa, tere, ma olen tagasi. Mulle meeldib ühe tüübi naer. Väga hea, aitäh sulle Shaggy Scooby-Doost. Mul on hea meel, et sina joink naerad ka täna meil. Aga ma ei teagi, mul ei olegi nagu väga... Inimesed, ma tunnen, ongi ka mitte naljatujus, ehk inimesed on läinud natuke kurvaks. Ja ma tunnen, et see ei ole nii palju seotud päris maailmaga, vaid just nimelt uudistega. Ainus põhjus, miks praegu uudised nii halvad on sellepärast, et ei maksa nende eest. Ei, muidugi su maailmapilt on negatiivne, kui sa loed ainult enne, kui uduseks läheb. Aga sageli lõpus on midagi positiivset. Ütleme, ongi pealkiri, et maakera poole kihutab asteroid, aga ta tabab ainult Venemaa. No, et sa jõudsid kurvastada, siis said aru, et on põhjust ainult rõõmustamiseks. Väga hea, kõik maru rahvuslased kohal. Ise ka pool venelan, aga mitte selle poolega täna. Täna ma olen nagu, tere! Saate täna seda eestlast. Nii et jah, raha ei ole, see on see halb uudis praegu. Aga mul on nipid. Mis on võib-olla isegi parem. Siin on üks nipp teile. Olin hiljuti kesklinnas, tahtsin saada koju, aga bussid enam ei liikunud. Siis ma tegin Bolt äppi lahti ja vaatasin, et Bolt minu koju 10 eurot, mis on üle minu võimete. Siis järgmise loogilise sammuna ma tegin lahti Bolt Food äppi
ja vaatasin, et sama marsruut, et McDonaldsist minu lähedalt toimetada Big Maci eine minu koju. 7 euri. Nii et ma panin toidu tellima ja kirjutasin äppi selgitusse, et kuule ole ja sõber, korja mind ka palun siit Maci juures peale. Ja siis ma hoian 3 eurot kokku. Tema saab head seltskonda ja natuke friikaid. See oli üks vahva rattasõit. Lihtsalt istusin seal taga kastis. Panin talle friikaid suhu natuke. Kuigi hea rahaga ma olen avastanud, et minu rahataju ehk tajumine, kui palju on euro väärt, on hommikuti ja õhtuti nagu öö ja päev. Hommikul on euro tugev. Siis ma olen täielik juut. Vaatan, parkimine 24 tundi. 2 euri või? Ma olen jala. Aga nii kui päev veereb õhtusse ja ma olen kuskil ööklubis, vaatan, viinašot 7.50. Keegi tahab veel või? Tahab keegi veel? Ma teen välja. Nüüd enam ei ole juut. Nii et need on halvad uudised, et ma olen vaene. Aga teate, miks häid uudised enam ei ole? Sest et te ei vajuta nende peale. Sellepärast neid ei tehtagi juurde. Okei, siin on üks hea uudis, mida võib-olla te ei ole märganud. Hispaania sai endale ajaloo esimese Downi sündroomiga parlamendi liikme. Ja see on päriselt äge ja ma tean, ma võiks nalja teha, meil oli Kalle esimesena, aga ma ei taha solvata Downi sündroomiga inimesi. Ma ütlen, väga hea. Lõpuks ometi poliitik, kes võtab lihtsalt altke plaksu. Vaat, sest nad on erilised inimesed. Neil pole palju vaja korruptiivseteks tegudeks. Ainult armastust. On ju lihtsalt kallistad ja Kinder Pingui ja Merko ehitab. Meil võiks, ma olen edasi selle naljaga, meil võiks olla Downi sündroomiga peaminister ka. Ma tunnen, siis oleks halb uudiseid parem kuulda. Tead lihtsalt, majandus on putsis. Ei, vahet ei ole. See nali lõppes siin. Okei, ma näen, et mõne vedas sõber siia kaasa ja neile väga ei meeldinud. Aga see on okei. Teie raha on minu käes. Aga ja, nii ongi selline tunne, et nii raske on olla tänapäeval õnnelik, sest kõik mängivad alt su hirmudele ja kõik tahavad, et sa oleks tegelikult õnnetu. Praegu teeb Lastekaitseliit ka, teate see kampaania, igal pool on need fotod kurbadest lastest. Tead, see räägi minuga. Ka ülikurb laps, mul endal ei ole last, ma tunnen sitast, et ma temaga ei räägi. Aga nii head fotod, et mul tekkis peas küsimus, et huvitav, kas need lapsed on nagu näitlejad või nagu päris kurvad lapsed. Et riigil ongi majandusega nii sitasti, et nad tõidki koolibussidega otse Maita eksamilt, fucking fotograaf on nagu see on perfektne. Oh, fuck, türa, see on nii hea. Fuck, sa oled nii kurb. Ja see ongi nii kurb laps fotol. Ja all on räägi minuga. Aga nad võiks teisele poole panna Lauri Pedaja. Või seda teen mina! Okei. Mul meeldi alati, kui ma teen seda nalja, siis ilmuvad kuskilt, vaata, need tüübid välja. Tead, naise vanust ei ole viisakas küsida. Okei, mis kuradi Inglise õukonna aadlik sa nüüd oled hip-hop festivalil kell 2 hommikul, nüüd sa oled mademoiselle, ma vaatan, et sa oled väga alaealine ja väga purjus. Ega ei olegi viisakas küsida, mind kasvatati nii hästi lihtsalt ja vägistamine. Kuigi Lauri tundub nagu see onu, kes teeb lapsele nagu kivitee.
keegi teab, millest ma räägin või? Kivitee, tule mind ainsana molestiti või? Kivitee, kuradi meetritki siledat asfaltit ei tule, fucking kivitee, roigas. See oli siis Lauri Munn. Kui keegi on tõesti nii viisakas ja tõesti kardab solvata, ma leidsin väga kindla viisi, kuidas naise kännuringe lugeda. Tee ta Instagram lahti. Sa leiad sealt selle sünnipäeva foto, kus on taga need 2 Tigerist ostetud õhupalli, pupp. Ja tule, kui on 1 õhupall. Siis ta ei tohiks Instagramis olla. Nii et kui mingi leegike lahvatab, polnud sinu süü. Aga jah, see on siis mu uus tund, ma räägin siin armastusest. Üks põhjus, miks ma otsustasin sellest teemast rääkida, oli puht turunduslik. Mul oli paar aastat tagasi mõned päris sitad nagu suhted olen naisega ja kuna ma ei saa psühholoogi endale lubada, siis ma hakkasin lava peal end välja elama. Ja järgmine hetk kõik arvasid, et ma vihkan naisi. Ja siis ma mõtlesin, nagu teen tunni armastuses, fucking bitches, love. Ja vaatasin, kõik eelnevad tuurid on ainult üksikud mehed ostnud pileti, mis on kõige kohutavam publik, kuna mehed ei käi väljas. Ainus põhjus, miks mees käib kunagi teatris, on sellepärast, et naine ei anna keppi muidu enam. Me peame midagi tegema, me ei saa kogu aeg Netflix ja kepp. Ja nüüd on teid siia veetud, nii et ha. Mul on hea meel teid näha. Ma ei vihka naisi. Mu ema on naine. Ma olen õppinud seda tolereerima. Ei, aga mu ema on mu kõige suurem fänn. Ta laigib kõiki mu asju. Ta kommenteerib asjade alla. Aga kõige piinlikum on siis, kui minu ema hakkab mingisuguse anonüümse trolliga oma päris nime all kaklema, et oma poja eest seista. Kus lihtsalt suva TikToki video alla Putin 442 kirjutab, Dan on pederast. Ja siis Svetlana Weinbergs vastab, ja mis siis, kui ongi, mis see asi on see tema, siis pidi meie vahele jääma. Keppisin ühte nõida ükskord ja siis ta ütles mulle ükskord, Dan, või noh, ta ütles nagu, Dan, sülita mulle suhu. Ja ma olen nii ebausklik inimene, ma ütlesin ainult 3 korda ja üle õla. Aga ja isegi kui oled nõiaga suhtes, mingi hetk see magic kaob ära, on ju. Siis pidime vürtsitama oma voodielu natuke. Aga ma olin vaene tudeng. Ma ei saa midagi ekstreemset osta, ma ostsin Circle K-st selle, tead see 7-eurine, okei, üks pervert publikus. Tead see 7-eurine, mis nagu läheb ümber riista ja siin on väike punn, mis nagu vastu tema punni vibreerib. Ostsin siis selle ja selle aku peab 4 minutit vastu, mis minu jaoks on ideaalne. Sest kui ma ära tulen, ta saab end ise sellega lõpule viia. Ja tal on nagu 3 minutit selle jaoks. Mis ma öelda tahan on see, et deitimine on raskemaks läinud, on ju? On ju, te kohtusite 5 aastat tagasi, väga hea. Ja, ei, ära peida kätt näo sisse, me oleme koos selles. Ja, filmi teda. Suumi sisse. Lavastame nende suhet. Nii et te kohtusite 5 aastat tagasi. Kus te siis kohtusite? Instagramis. Okei, et sa lihtsalt slaidisid DM-i ja neiu ei teadnud paremini, et mitte vastata. Oligi nii või? Aga sul on mingi ülihead fotod ka Instas või? Lihtsalt fotod Franz Malmstenist.
saadki kogu äkki petab ära. Neiu sai just teada, et ta mees ei ole Franz Malmsten. Ja, bar comedian destroys relationship, sellest tuleb hea YouTube'i video. Ma juba näen seda. Kohtusite siis Instagramis, jah? Okei, see on hea alternatiiv muule. Mis su avanali oli siis? Tule välja. Ja siis see oli neiu esimene lain sulle voodis pärast. Ja siis läksitegi välja või pidi peale käima? No, pidi peale käima. Pidi peale käima. Aga see on hea, ja neiu jah, sa oled kuskilt maalt pärit. No, et sa ei tea paremini, vaata. Sa seadsid ennast ohtu, sul nagu vedas, sa oli 100 mehest, kes nagu päriselt läks 5-aastasesse suhtesse sinuga. Enamik nendest lähevad rappa. Ja ma ei mõtle kujundlikus mõttes. Mõtlen siin maetakse rappa. Okei, vahet ei ole. 5 aastat koos, Instagramis tutvunud. See on hea, mul on hea meel. Teeme neile aplausi. Mul on hea meel. Mul on väga hea meel. Ma olen nii kaua üksind olnud. Mul on väga hea meel teie pärast, see tuleb ülejäänud tund. Mul on nii hea meel. Kuidas teil läheb? Vahet ei ole, sa juba paanikahoog. Vahet ei ole. Ai, deitimine on tänapäeval raske. Eriti Tinder ka. Tinder, see on nagu mingi RuneScape, ta muutub kogu aeg raskemaks. Ainus videomäng, mis mulle pähe tuli. Aga Tinder on hullult. Ja ma tunnen, kunagi oli seda Magicut rohkem Tinderis. Isegi Tinderis oli rohkem Magicut. Oli mingisugune kaval, bio, mingi naljakas pilt, on ju. Aga nüüd on lihtsalt mõõdud ja info. Tead lihtsalt, Marju, 174 sentimeetrit, tugevad hambad, reitejõud 600 džauli. Kas ma otsin naist või orja endale? Ma tahan keppi, mitte põldu korras hoida. Aga nüüd on nagu eriti raskeks läinud. Nüüd ei ole isegi ainult pikkus. Nüüd on pikkus kontsades ka. Ma pean sellest ka pikem nüüd olema. See on košmaar ju. Nüüd ma näen välja nagu emaga gümnaasiumi lõpetamisel. Ja sul on lihtsalt ebamugav. Sul ka ei ole kontsasid. Tule kui ebamugavad, on ju? Kas sa oled kunagi päriselt näinud naise jalga kontsas? Nagu need varbad sellest tupikus. Kuidas need isegi lähevad nii? Need naise varbad kontsas, see veits näeb välja nagu, on keegi kunagi üritanud postkaardi peale kirjutada palju õnne sünnipäevaks. Aga sa arvestasid ruumiga valesti. Ja see palju õnne laiutab seal keskel. Aga sünnipäevaks on täispisted. Ja need on su varbad kontsas. Otse konservist. Aga õnneks naised ei ole nii pealiskaudsed kui mõned mehed. Teid kotib see sisemine ilu ka, on ju. Sa käid teraapias või? See on see, mis naistele meeldib tänapäeval. Mees, kes käib teraapias. Tähendab, sul peab sitaks raha olema. Sa ei käi, jah? Sa käid, mees, kes käib teraapias? Mees, kes käib teraapias? Mees, kes käib teraapias? Sa käid? Hui sa käid, sa oled kõige segasem tüüp siin. Ma näen, praegu on veebruar, sul on Hawaii särk. Või kas sinu teraapia ongi see, et olete lihtsalt nendega banjoga? See ei ole teraapia. Kaua sa oled käinud? Paar kuud. Aga see ei ole sittagi. Aga tundub, et toimib ka juba või? Ei tea. Väga. No sa oled minu show'l, see ei ole hea märk. Ma ise võtsin 4000 eurot kiirlaenu, et teraapiasse minna. Nüüd ma olen võlgades
aga ülihästi mõtestatud. Mul käis inkasso ukse taga, ma olin nagu, milleks muretseda asjade pärast, mida ma ei saa muuta. Ja nüüd ma olen ravitud. 5 aastat suhtes, jah. Kas mingit väikest perelisa on ka loota? On jah? On teil juba lapsi? Ei ole? Ja. Oled närvis ka või? Oled väga närvis? Lihtsalt Zoomi mees. Zoomi, vaata kui närvis. Kas ta kordab oma isa tehtud vigu? Ma ei tea. Ja nüüd see koomik räägib minuga täiesti perses. Ma arvan, et sinust saab hea isa. Jaa. Aga 5 aastat ei ole ühtegi korda rasedaks teinud, jah? Sorry, kas see oli ebaviisakas küsimus? See oli kindlalt ebaviisakas küsimus. Väga vabandan. Ma olen vahest ebaviisakas ja ma ei niku lapsi, mis on üks minu paljudest voorustest. Kuidas su nimi oli? Artur. Väga hea. Sa oled selles väljatõmbamises hea siis. Minge putsi nagu kuningas Artur. Vittu küll. Täiesti putsis. Türa minu geniaalsust avastatakse pärast surma. Ta tõmbas mulli välja. Ümarlauarüütlid, üks nendest, kuningas Artur tõmbas, keegi teine ei saanud, tema sai. Aitäh, et te tulite minu esinemisele / mental breakdownile. Tavai, Artur. Mis on su lemmik rasestumisvastane vahend? Mis ei ole see pusa? Aitäh 4 inimest, kes mulle ainsana plaksutavad. Su juuksed, jah. Sul on hea veits, aga petab ära, sa oled Nicolas Cage. See on see väike üksik saareke tekkimas siia. Ja. Ei, come on, oma naine annab ikka kätte. Või selle ainsa lapse eostamiseks panete paruka sulle pähe või? Okei, ma ei piina enam. Järgmised 4 minutit. Tead, mis minu lemmik on või? Ma ise olen nagu kuningas Artur väljatõmbaja. Terve elu olen välja tõmmanud. Ja üliuhke ka selle üle. Ma küsisin ühelt neiult ükskord, mis on sinu lemmik rasestumisvastane vahend. Ja ta ütles mulle, mul on see äpp. Keegi teab, millest ma räägin? Tead see? Okei, mingi üks rase naine taga. Tead see äpp, mis ütleb, kus su tsükkel, et praegu väike vanker blokeerib mu emakat? Üks tüüp ütles, mul ei ole äppi vajagi, ma tunnen õhust raualõhna. Siis ma tean, et tohib. Bust City. Ma ise tõmban välja. Terve oma vallalise karjäär, Tartus elades Tallinnas. Alati tõmban välja. Ma olin üliuhke ka enda üle, et ma ei ole kedagi rasedaks teinud. Ja siis mingi hetk peas tekib see, et äkki siis mul on midagi viga. Ja siis ühe korra kirjutasingi, mul ei ole ju ravikindlustust, aga mul on sõber Brent, kes on arst. Tegelikult on hambarst, aga ma saadan iga aasta talle oma riistas pildi. Ja ta on alati nagu, Jesus Christ, ma ei viitsi. Ma ei tea, see näeb hea välja, su riistal on head igemed. Ei ole breketeid vaja. Palju õnne. Ja siis ma küsisin Brendilt, et kallis Brent, kas ma olen steriilne? Ja siis Brent on nagu, kas sa teed endiselt kanepit? Ja ma olin nagu, kus sa teadsid? Teen küll, jah. Ja Brent on nagu, vaat selles ongi asi. Kanep teeb su sperma laisaks. Ma mõtlesin, mis asja? Ja siis Brent seletab, okei, vaata, ta on kaine mehe sperma. Ta on nagu Ott Tänak. Ta tulistab läbi kondoomi. Järveojaga koos poodiumil. Kaksikut türa. Aga Dan
sul on Jaan tättekottides, ta ei tea, kuhu minna. iga oja jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tükked. Kas see on kurgumandel? Siis ma olengi nagu, et nii et ma ei ole steriilne, mu jobi on seniilne. Ja siis ma sain nagu natuke pahaseks, sest kurat, ma olen siis 10 aastat mõtetult välja tõmmanud või. Ma oleks võinud kõik see aeg lihtsalt lõbutseda. Järgmine hetk keegi küsib mult, sul kondoomi on, ma võtan taskust kanepi pläru välja, mul on midagi paremat. 2 kõssi siit ja minu jobi on PVA liim. Aga mis on siis uut minu elus? 3 kuud tagasi ma kolisin oma vanemate juurest välja. Selles mõttes oodake järgmine kord, mis ma edasi ütlen ära. Ja, ma elan nüüd garaažis. Ja. Aitäh! Järgmine projekt on jõusaal! Aga ma kolisin vanemate juurest välja 27-aastaselt ja viimaseks vihmapiisaks, ma ei tea, mis ütlus on, viimane kaamli selgroog, viimane õlg heinakuhjas oli minu jaoks see, kui mu pere läks kuuks ajaks Taisse. Mina jäin 3 koera valvama koju, aga samal ajal ma olin tuuril. Ja ma pidin kodunt ära olema, ja koerad ei talu üksindust. Vaat kassil on pohhu, sa võid 3 aastaks ära minna, tuled tagasi, kass on nagu süüa tõid midagi. Aga 1 inimese tund on 7 koeratundi. Ehk siis mõtle, ma olen 5 tundi ära, see on koera matemaatika, see on 35 tundi, kus ta on nagu üksinda, tal pole savu. Ma hakkaks ka vaibale sittuma, see ei ole ebaloogiline reaktsioon. Ja siis ma olin nagu murelik ja siis mu vend soovitas, et pane neile telekas mängima. See rahustab koeri, nagu inimene oleks seal. Ja siis ma olin geniaalne, ühe korra kiiruga panin suvalise kanali. Ja tulen tagasi 5 tundi hiljem. Ja see oli Hiina vana-aasta õhtu järelvaatamine. 5 tundi ilutulestikku. Kõik oli täis situtud, ketitud. Aga ma olen nii rott, on ju. Ma võtsin korteri sealt, või ta ei ole korter, ta on nagu kvartir. Ma võtsin korteri sealt korterid ilma maaklerita grupist. Muideks te arvasite, et see grupp on kurb. Proovige maaklerid ilma korteriteta gruppi. Tere, olen Jasper 36, ei joo, ei suitseta, otsin kinnisvara, mida vahendada. Palun lase, ma teen su korteris pilti, muidu pean surema. See on veel kurvem Facebooki grupp. Nüüd ma elan oma korteris. Nüüd on põhjus ka käia mingi ööklubis. Aga nüüd ma just ei taha. Sest ma sain küttearve kätte selle kuu oma. Ja kodus olemine on uus väljas käimine. Ma panen end ilusti riidesse. Mis see teie küttearve oli? Päris palju, jah. Ma ei tee isegi akent lahti, et tuulutada. See on nagu kalamarja ära viskamine. See, et meil on palav, on luksus. Ja me ei hakka siin tuulutama. Aga üks väga hea asi selle juures, ma kolisin välja, on see, et ma saan nüüd, mul on nagu vabadus, ma saan käia väljas, kui ma kohtun kellegagi. Ma ei pea nagu, ma olin üks kord ööklubis, vaata. Ja siis neiu küsis mult, et kas lähme sinu poole ka? Ja mul oli nii häbi, ma ei tahtnud öelda, et ma elan oma vanemate juures. Siis ma ütlesin talle, ei saa. Ta on nagu, miks ei saa? Ma olen nagu, sest et ma elan oma perega. Mis jätab asja lahtiseks? Äkki ma ei ole luuser, pelgalt kaabakas. Mul ei ole kodus vanemaid. Ainult mu naine, mu 2 last, jõulupuu ja sina oled minu väike jõulukink. Ja ükskord olin ööklubis,
kell 2 hommikul. Kurat, see on ma tunnen, et see on veits fucked up. On käia keppi saamiseks ööklubis. Ja teisi kohti kahjuks ei ole Eestis. Üks on Tinder, teine on ööklubid. Kus teie kohtisite? Tänaval. On okei. Kus te tegelikult kohtisite? Põhimõtteliselt, jaa. Tai. Mis tänaval? Telliskivis. Väga uhke. Te olete need uued parmud. Telliskivis kohtusite, jah. Mul on hea meel teie üle. Selliseid kohtumisi on nagu jääb aina vähemaks ka, ma tunnen. Ma ise olen ma olen olnud süüdi selles, vaata, et ma käin ööklubides. See on veits fucked up, et sa lähed sinna, kus purjus naised on. See on veits nagu sa ütled, et sa lähed kalale, aga tegelikult sa lähed forelli kasvandusse, kus on lihtsalt mingi 400 forelli per kuupmeeter. Ja sa näed rohkem kala kui vett. Ja siis nad annad sulle automaadi. No nii, head püüdmist. Aga olen ka mina olnud süüdi milleski sellises. Olin ka mina ükskord ööklubis kell 2 hommikul. Tavaliselt see on see aeg, kus oma elu armastusega kohtud. Ja kohtusin ka mina. Ja me jõime nii palju negroonisid, kui ta mulle välja tegi. See on üks selline punast värgi kokteil. Ja ma kutsusin meile takso, et nagu tema poole minna. Ja istusime taksosse, ta tagaistmel istus minu kõrvale. Ja me olime minut aega sõitnud, kui järsku ma kuulen enda kõrvalt helisid, mis minu jaoks on väga tuttavad. Ja ma olin taksojuhile, vabandage, palun tehke talle aken lahti ja taksojuht tegi talle katuseluugi lahti. Nii et mu elu armastus sai tähti vaadata. Samal ajal, kui ta kettis nagu režiimiga murukast ja kohe, kui see vene taksojuht haisu ninna sai, ta oli nagu, eta pistjets. Et otsin pistjets, pidas auto kinni, neiu läks edasi kettima. Mina nagu ingel salliga koristan seda edasi. Ja see vene taksojuht, ta saadab mu igasse korradi kohta. Ja mul on vaikselt see, et kurat, ma olen eestlane Eesti Vabariigis. Sõima mind minu emakeeles. Ja ma üritangi talle seletada, извините, можете вы меня нет по-русски, а по-эстонски нахуй назвать. Ja ta oli selle peale nagu ruski. Ja ne ruski. Ja ukrainski. Ja ma tean, ma tundsin nii sitasti. Ma olin nagu, fuck. Slava. Ja siis ma tundsin ennast nii sitasti, mõtle, sa tuled sõjatsoonist, just said elu püsti ja esimese asjana mingi Eesti naine su autos. Ja siis seda okset, seda negrooni okset läks sinna aknaprakku ka, aga mu paksud näpud, nad ei mahu sinna vahele. Ja siis üritamegi ukrainlasega koos sealt kuradi kaevikust neid punaseid välja õngitseda. Aga fucking, ei ole lihtne mingi, et oi see läheb rohkem raha maksu, see on 50 €, et see koristada. Ma ei tean, kuidas saab odavamalt. Võtsin taskust, tegin Bolt Food äppi lahti. Ja siis mingi, et ma nagu koristan ja ma taipan, et kurat. Tegelikult ma olen ka päris palju joonud. Top. Ja topeltpistjets otse külje sahtlisse. Tere tulemast Eesti Vabariiki. Aga üks põhjus, miks mulle ei meeldi veel enam väga väljas käia, on see, et inimesed üritavad minuga kakelda. Ma ei tea, milles asi. Ma tean, ma näen välja nagu Angry Bird. Aga ma olin ükskord ööklubi järjekorras, sest ma ei ole piisavalt kuulus, et listi saada. Ja olin nagu järjekorras
ja saate aru, minust palju suurem tüüp tuli norima, tuligi, ta ütles, kuradi väike mullet ikka pederast, kui mulli ta saad. Ma olin nagu, ega ikka ei taha küll. Ma tohutult kardan vägivalda. Sest mul on 2 sugulast, üks onu, teine mingi suvasugulane, kes mõlemad said täiesti eraldi tänavakaklustes surma. Ja ma ei tahtnud praegu morbiidseks minna, aga mul võib-olla on geneetiline eelsoodumus saada tänavakaklustes surma. Pluss, kui mina lööksin kedagi avalikus kohas, see on ju mina, Daniel Weinbergs. See on uudistes pärast. Hari-Matti sõber. Minge teiega perse. Ei, täiesti. Aga jah, veel üks põhjus, miks ma otsustasin armastusest kirjutada on, mul on ülisitad kogemused olnud suhetega oma elus siiani. Ja viimane naine, kes mu maha jättis, ma läksin selle peale Austraaliasse. Ja ma räägin teile loo oma elu esimesest ja viimasest kolmekast. Ta ütles mulle, ma olen nagu sitt inimene. Ja siis ma küsisin, mida ma teha saaks, et olla hea. Ja siis ta ütles, et sul on vaja ühte tõesti alandlikku olukorda. Ja siis ma läksin Austraaliasse ja ma sain aru, mida ta mõtles selle all, sest et mitte keegi Austraalias ei tahtnud mind keppida. Ei, see oli täiesti uskumat. Eriti minu jaoks oli raske, sest ma näen välja nagu austraallane. Kuni ma teen oma suu lahti ja Borat! See ei ole hea. Ei, mul läks mingi 2 kuud aega, kuni ma sain ühe Austraalia neiu korterisse. Mitte nagu sõrgrauaga, nagu sarmiga. Ja siis mingi hetk ma tundsin, on nagu õige hetk. Ja ma üritasin talle nagu musi teha. Ja siis järsku ta koer hakkas minu peale haukuma. Ja ma ei saanud midagi teha, sõrme otsaga ei saanud puut, koer on kohe Ja siis ma sain aru, et koera reaktsioon sellele, kui ta omanik seksib uue inimesega, see on nagu väga hea viis mõõta, kui palju partnereid on olnud sellel omanikul. Sest ühe korra Pärnu Beach Grindil ma olin ühe kogenuma naise juures ja ta oli friik, ta ütles igasugu asju voodis, mulle ta ütles nagu kägista mind see oma häälega. Ja ma nagu kägistan teda ja samal ajal, kui ma kägistan seda naist, samal ajal nagu voodis meie kõrval, selle naise pitbull käitub nagu kuldne retriiver. Sest ta jääb ka niimoodi käpad laiali nagu hea sõber, ega ühest kõhupaist ära ei ütleks. Nüüd ma ühe käega kägistan naist, teisega paitan koera. Ja tead, kui sul on kätel eritegevused? Sassi läheb. Nüüd ma ühe käega kägistan koera, teisega paitan naist. Ja see naine oli nii nurjatu ja see koer oli nii palju õppinud talt, et lõpuks, kui ma tulin, see koer tõi mulle rätiku. See oli üks paha tüdruk, aga hea poiss. Aga jah, ma olin Austraalias 7 kuud kuival seal kõrbes. Lõpuks ma otsustasin, et ma lähen vastuseid otsima. Ja ma võtsin vastu ühe keika Austraalia kõige suuremale hipifestivalile. Meil nimi on Esoteric Festival ja seda tuntakse teistpidi kui tuff, sest et tuff. Ja päev enne, kui see üritus üldse algas, ma sain teada, et ta asub minust 500 kilomeetrit põhja poole ühes kõrbes. Ja ma helistasin sellele korraldajale, ma olin nagu, sorry, ma ei saa tulla, mul pole autot, mul pole jalanõusid. Ja see korraldaja on nagu, Jendel will pick you up. Ja ma olin nagu, kes on Jendel? Ja ta nagu, küll sa näed. Ja ta andis Jendeli numbri ja sain talt sõnumi, et Jendel tahab hakata kesköösel sõitma. Ja kui ma teda nägin, kui ta tuli korteri ette, siis ma sain aru, kui tugev on Austraalia aktsent. Sest Jendel, ta nägi välja nagu putsisjuut, vaat need sabad,
pealt kiilakas, aga see eesnahk tõmmatud üle selle. Aga siis kohe, kui ta nagu tegi suu lahti, kõige ehtsam austraalne. Fucking man, you wanna fucking barbecue? Ja ma nagu küsin Jendelilt, vaata, et miks me kell 12 sõitma hakkame? See on ju öösel, see on 5-tunnine sõit. Ja Jendel on, because man, there's less police. Ja ma olin nagu, miks see loeb, et politseid on vähem? Me oleme valged. Ja siis Jendel on nagu, sest selle autoga ei tohi sõita. Sula selges eesti keeles ütles mulle. Ma olin nagu okei. Aga mul oli telk juba ostetud, ma ei saanud tagasi pöörata, umbes nagu see auto. Ja me olime sõitnud mingi 2 tundi tähistaeval selle kõrbe poole. Ja terve aeg, kus ma Austraaliasse tulin, minu üks suur unistus oli see, et ma tahtsin kängurut näha. Ma olen kunagi ühtegi näinud, Melbourne'is neid ei olnud ja sõidame ja ma näen esimest korda elus otse ees maantee ääres känguru. Ja ma ütlesingi, Jendel, look, it's a kangaroo! Ja Jendel on nagu fucking wormite ja üritas talle pihta saada. Ma olen nagu, no, what are you doing, Jendel? Ta on nagu, need kuradi värdjad keeravad põllusaagi perse. Ja siis ma sain aru, et 2 kõige suuremat kahjurit Austraalias on kängurud ja emud. Ja nad on mõlemad vapi peal ka. Mis seletab, miks eestlased nii kiiresti viisa saavad. Neil pole kahjurite vastu midagi Austraalias. Oleks meil ka lipu peal 3 rotti lihtsalt. Ma võtaks ka neid vastu. Ja siis jõudsime sinna festivali alale. Me olime esimesed inimesed seal. Siis me tuli öösel. Ainult see turvapiire oli, on ju. Ja siis sõitsime sealt turvaväravast mööda, nad ei läinud meie hästi palju narkootikume. Ja jõuame kohale ja mu kõht oli nagu ülitühi. Korises lausa. Ja Jendel kuulis seda korinat. Ja ta küsib mult, et mate, I got some fucking chicken. Ja ma olin nagu, miks sa mulle kohe ei öelnud, et sul kana on? Ma olen nälgimas ja siis Jendel nagu, sest et see on toores. Ta tõi toores kana kõrbesse. Ja ma küsin Jendelilt, kui toores see kana on? Ja Jendel tegi autopagassi lahti. Ja siis ma sain aru, et mul on Jendeliga natuke kana kitkuda. No ikka väga toores. Me pidime kaela murdma. Ja seal ei tohi kuskil grillida. Mitte kuskil. Seal on nagu märgid ka, kuiv hooaeg Austraalias, grillid lähed vangi, grillid kuulkuklasse. Aga kõht oli nii tühi, vaata. Jendel nagu, tal oli pagassi ehitatud propaangrill. Ehk põhjus, miks selle autoga ei tohi sõita. Aga turvad juba liiguvad ka ringi, patrullivad, vaata. Ja siis Jendel ütleb mulle, ma ei fucking... Ma valvan kana, sa valva politseid. Ja siis ta läkski autoga põõsa taha grillima, pani oma propaan selle kanistri sinna ja ma seisan seal väljas nagu surika, et Neli minutit kana säriseb, kui järsku särin jääb vait ja Jendel on nagu, shit mate. Gaas sai otsa. Mis on esimene kord, kui ma nägin, et juut oli õnnetu, et gaas sai otsa. Väga hea, me elasime selle üle. Ja siis ta nagu, et looks pretty ready to me. Tahad proovida? Ja ma olin nagu, kui palju riske me samaaegselt võtame? Meil on narkootikumid autos, bushfire season, praegu ei tohi lõket teha, nüüd salmonelloos ka või? Kui õnnelikuna me ennast tunneme, teeme kummite ka siis juba. Nii et ma ei joonud enam või ma ei söönud. Ma läksin lihtsalt kõrbe põrandale magama ja ma olin nii pahane, vaata, ma olin nii, mida ma teen siin üldse. Ja ma ärkasin üles järgmise päeva keskpäeval ja saate aru, neid kuradi hippisid
oli justkui maa alt tulnud üleöö nagu sirmikuid pärast vihma. Lihtsalt kõik olid tätoveeritud, haisvad, targutavad parmud, nad olidki lihtsalt nagu väikese Tartu ehitanud sinna. Keset kõrbet. Ja see päev ma sain teada, et ma ei olnud ainus koomik, kes ütles jah sellele keikale. Aga ma olin ainus koomik, kes ütles jah ja läks ikka kohale. Sest ma ei mõistnud Austraaliat veel, ma ei teadnud, et siin tohib üle lasta. Sest austraalastel on see murevaba, neil on see no worries, mis nad iga asja peale ütlevad. Eestlastel on palju sitem versioon sellest. Meil on see parem karta kui kahetseda. What do you mean no worries? Winter, Russia, they're both coming. Ja nad nagu, what is winter, what is Russia? No worries, mate. I fucking chill. Ja siis B-laval olingi alt mina esinesin ja üks naine, strippar siis, täpsemalt. Ja me esinesimegi niimoodi 4 õhtut järjest, nad olid nagu pisikesed teatrikese ehitanud ainult meile. Ja me eesse õhtu oli tegelikult ülilõbus, teine päev juba hakkan nagu selle hipi vaibiga kaasa minema. Siis mingi et Jendel pakub mulle silmatilku ja ma nagu tegin vaata ja siis ta ütleb mulle, et see on LSD. Ja ütleme nii, et mulle ei makstud selle keika eest rahas, aga mulle maksti jumalikus kogemuses. Sest kui ma käisin külma duši all ja happe hakkas tööle, ja ma pesin endast maha kõik selle sita ja pasa ja patu, siis ma sain nagu aru, et ma olen terve elu otsinud armastust igalt poolt, oma vanematelt, teilt, naistelt. Aga lõpuks sa ei saa seda kõike tunda, sest et kui sa ei armasta nagu iseennast, mingi selline väike lünk jääb teiste ja sinu armastuse vahele. Ja ma tean, see on väga klišee mõte, et sa pead armastama iseennast. Aga mida see omakorda tähendab? Siis ma ütlesin endale, ma armastan sind, Daniel. Siis ma hakkasin nutma, lihtsalt kõikide keskel seal. Esineme Tayloriga seal 4 õhtut järjest on ju. Ja siis 3. õhtul, kui mul oli see happe kogemus ja mul kadus ära see ärevus, siis ma olin 5 kuud just kuival olnud, seal kuradi kõrbes. Ma olin väga meeleheitel. Ja siis 3. õhtul ma nagu meeldisin nii väga Taylorile, et ma olin nagu laval ja ta oli 4. reas ja siis mingi ette pani nagu ma jala niimoodi. Nii et bäntisid ei olnud, ma nägin ta tussi. Aga see oli nagu festivali tuss, nagu oksakesed tolm, suhkrukuubik, see nagu, mul läks set putsi, see oli hirmutav. Ja siis 4. õhtul me hakkasime Tayloriga rääkima. Ja ma rääkisin temaga ja ma nutsin. Ja siis Taylor hakkas mind usaldama mingil põhjusel. Ja ta ütles mulle, Dan, tead, tegelikult ma olen suhtes. Ja ma küsin, kellega? Ja ta näitas näpuga ühe tüübi juurde, kes lihtsalt istus niimoodi. Ja ma ei olnud terve aeg tähele pannud, et ta oli 4 õhtut seal olnud. Ja ma küsin, okei, mis siin toimub? Ja Taylor seletab mulle, Dan, vaata, see on Nick. Me kunagi koos Nickiga me olime avatud suhtes, meie suhe oli avatud, me olime swingerid. Aga siis Nick, tal tekkis ajukasvaja ja enam ei saanud nikkuda. Ta pidi uuesti õppima nagu mingit sõnu ütlema, kõndima. Enam ei saanud svingida. Ja siis Taylor ütles mulle, aga tead, Dan, nüüd me kohtusime sinuga. Ja sa nii rääkisid enda lugu ja me rääkisime enda lugu.
ja ma tunnen, et meie suhe on valmis selleks. Dan, kas sa oled nõus mind keppima, et meie suhe Nikiga uuesti avatuks teha? Ma pean aus olema, Tallinn. Taylori lugu liigutas mind hingepõhjani. Ja ma olin nagu ainult siis, kui Nick on nõus. Mõlemad vaatasime Nicki poole ja ta nagu ilastas nooguta. Läksime Tayloriga minu telki ja mul oli nagu pumbatav õhkmadrats, mis kaotas ülikiiresti rõhku. Ehk kurat, ma pidin vahepeal nagu telgist väljas seda madratsit pumpama, siis ma pidin telgist Taylorit pumpama. See oli fucking 2 mehe töö. Aga teine mees oli laisk. Ja saad aru, see Taylor, ta oli nii räpane kuradi hipi, et samal ajal, kui ma sellele madratsile panin nagu seda korki peale ja ma olin kõhuli, ta hiilis nagu Rambo mulle perse juurde niimoodi. Võttis mu vasakust kannikast kinni ja nagu sipelga sööja, ta pani keele sügavale mulle perse, nagu ta otsiks kuklaseid sealt. Ja mul nagu Eesti autist aju läks lühisesse, ma olin nagu ei tohi. Saad aru, ta üritas mulle mussi edasi teha, ma olin nagu ei taha. Ja siis ma saatsin, oli nagu I have work in the morning, mida iganes, saatsin ta telgist ära, jäin magama. Tead, kui sa ärkad üles järgmine päev ja taipad, et see ei olnud unenägu. Ma päriselt tegin kõiki neid asju eile. Ma keppisin mingi invaliidi naist. Ma saan molli ju. Või no mitte molli, aga ratastooliga õndlasse. Mis on ka sitaks valus muideks. Ja ma kogusin nii kaua jõudu, kuni telgis sai hapnik otsa. Ja ma läksin telgist välja meie esinejate alasse ja ma ei saanud molli. Nick tõi mulle kohvi ja ta säras. Ja tuli mu juurde, ta ütles mulle, aitäh sulle, Daniel. Ja ma olin nagu, pole tänu väärt, alati hea meelega aitan välja, kui on sõbral vaja abida naist nikkuda, siis ma olen alati seal. Ta oli nagu, ei, Dan, sa ei saa aru. Kui Taylor oli sinuga lõpetanud sinu telgis, siis ta tuli minu telki pärast ja meil oli elu kõige parem seks. Ja ma terve aeg mõtlesin, kuidas kaudselt ta pani mu persauguga tatti. Aga ta jutt oli üliselgeks läinud. Äkki ma leidsingi mingi vähiravi. Lihtsalt 4 päeva festivali takosid mull, musi. Ja ongi parandatud. Aga Nicki ja Taylori vaheline armastus inspireeris mind. Vaat sest eestlase vaatevinklis, me oleme nii, me ei tee vahet armastusel ja omandi õigusel. Me lihtsalt, see on mu maja, see on mu naine. Kellelgi on sellega probleem, näeme kohtus. Aga sa mõtleks, oi Taylor, ta on nagu mingi lits, kepib teisi mehi. No aga ühtlasi teeb seda, aga jäi ka oma vähihaige mehe kõrvale ja aitas teda ravida. See on päris armastus ja siis sellel mehel oli piisavalt armastust, et lasta tal teisi mehi nikkuda. Ma tean, et see on kõik väga võõras meie jaoks. Aga see inspireeris mind. Ja kui ma nende mõtete juures olin, siis minu kõrvaltelgist tuleb üks väga räsitud ja väsinud jendel välja. Tal olid need Jan Uuspõllu kotid silmade all. Ja ta oli nagu... ja ma olin nagu, issand jumal jendel, kas sa kuulsid meid või? Ja jendel oli nagu... Ja ma kuulsin teid. Aga õnneks mul olid müra summutavad kõrvaklapid, mille aku sai tühjaks pärast esimest tundi. Aga siis mulle tuli meelde, et ma olen ülipalju MDMA-d teinud.
nii et ma lihtsalt panin silmad kinni, kujutasin ette, et ma olen sina ja ma lihtsalt vaibisin teiega. Ja see oli minu elu esimene ja viimane kolmekas. Ja võib-olla, kui ma nagu suure aplausiga lõpetada ei saa, siis ma lõpetaksin ühe suure mõttega. Ja see on nimelt, mis mina olen leidnud oma vastus küsimusele, et kuidas, how the fuck sa ennast armastad? Ja ma olen jõudnud vastuseni, et ringiga see tuleb tagasi teiste juurde. Ehk lõppude lõpuks kõik hea, mis sa teed teistele, see tuleb sulle tagasi. Ja kõik halb, mis sa teed, isegi kui see ei tule sinuni tagasi, siis sa pead ikka elama selles maailmas, mille sa aitasid luua. Ja aitäh teile, Nõmme, et te tulite, aitäh, et te toetate live-komöödiat. Ma armastan teid selle eest, ma armastan sind. Aga suur aitäh teile, ma olin Daniel Weinbergs ja see oli Armutu. Haak on täis silmini 95. Mõtlen, kuidas sind ühendada, kuidas Telo raadioga ühendada. Otsepesulast kuum paha, õnneks on päike selja taga. Jumalaga, eluplaanid, las ma lasen peeneks radiaalid. Vahetan käiku, 1, 2, 3, sõidan mööda, buss, tramm, roll. Oli 100, maha jääb tolm, kõik mida vajan on